Tere tulemast! Donald Trumpi välispoliitika. See tundub tihtipeale ju täiesti kaootiline ja täiesti ettearvamatu. Aga mis siis, kui selle pealtnäha segase käitumise taga on tegelikult täiesti selge ja läbiv loogika? Just seda me täna uurimegi. Vaatame tema hiljutist kõnet ÜROs ja analüüsime ekspertide abiga, milline see maailm siis Donald Trumpi silme läbi tegelikult välja näeb. Ja kohe oma kõne alguses ta viskas õhku küsimuse, mis pani terve saali kihama. Milleks see ühinenud rahvaste organisatsioon üldse olemas on? Kuulge, see polnud mingi suvaline retoorika. See oli täiesti teadlik ja kalkuleeritud samm. Eesmärk? Seada kahtluse alla põhimõtteliselt kogu sõjajärgne maailmakord. Ja muidugi positsioneerida iseennast selle korra peamise kriitikuna. Analüütikud olid, ütleme ausalt, üsna hämmingus. Prantslased leidsid selle kõne kirjeldamiseks lausa 2 erilist sõna. Furtu, mis tähendab täielikku segadust, ja décousu, laialivalguv ilma igasuguse struktuurita. Ja see viibki meid selle päämise küsimuseni. Kas see ongi lihtsalt üks seosetu mõtete jada? Või peitub selle kaootilise pealispinnal midagi palju enamat? Midagi sidusat ja võib-olla isegi ohtlikku? Vaatame lähemalt. Okei, esimene osa. Unilateraalne maailmavaade. Ja siin ongi see konks. Selleks, et Trumpist aru saada, ei pea me otsima mingit keerulist poliitilist ideoloogiat. Analüütikud ütlevad, et võti on tegelikult tema isikuses. Ta justkui projekteerib iseenda maailma areenile. See on tema lava ja tema on see, kes reeglid teeb. Niisiis, mis see Trumpi doktriin siis on? Mõned analüütikud nimetavad seda trumpismiks ja selle võib lahti võtta 3 tikiks. Esimene, äärmuslik nartsism. See on see usk, et tema ja ainult tema suudab lahendada maailma suurimad probleemid. Teine, unilateraalsus. See tähendab, et Ameerika ei väja partnerid ega liitlasi. Aga kõige selle aluseks on üks väga lihtne ja karm põhimõte. Õigus on alati tugevama poolel. Punkt. Ja vaadake nüüd seda võrdlust. See näitab, kui totaalsest muutusest me siin räägime. Ühel pool on see maailm, millega me oleme harjunud, see on ehitatud koostööle, liitudele, ühistele reeglitele, aga Trumpi doktriin, see võtab kõik selle ja lihtsalt pühib laualt mineva. Ja see pole lihtsalt reeglite ignoreerimine, ei. See on midagi enamat. See on aktiivne, süsteemne lammutustöö. Sihtmärgiks ongi institutsioonid nagu ÜRO või Maailma Terviseorganisatsioon. Aga mis paneb teda niimoodi käituma? Mis on need psühholoogilised ajendid? Eksperdid toovad välja 3 peamist asja. Esiteks, ta on ärimees. Tema jaoks on diplomaatia nagu kinnisvaratehing. Sa teed diili, sa võidad. Teiseks, see äärmuslik nartsissism. Ta siiralt usub, et just tema on see, kes suudab lahendada ükskõik millise konflikti. Ja kolmandaks, see kõik peegeldab justkui teedes sajandi toore jõupoliitikat. Ja nüüd loksub kõik paika, eks? See ongi see põhjus, miks tema jaoks pole ÜRO muud kui lihtsalt üks halvasti juhitud kinnisvara, mille tema, suur diilimeister, nüüd korda teeb. Okei. Nüüd, kui me sellest tugevama õiguse loogikast natuke paremini aru saame, vaatame, kuidas see kõik rakendub 2 meie aja suurimale teemale, kliimamuutustele ja emigratsioonile. Sest tema maailmas ei ole need ühised probleemid, mis vajavad lahendamist. Ei, need on pettused. Ja pettuste vastu tuleb võidelda. Alustame kliimast. Siin on tema retoorika täiesti kompromissitu. Ta on seda nimetanud pettuseks, Hiina väljamõeldiks ja otse öelnud teistele riikidele. Et kuulge, kui te selle rohelise pettusega kaasa lähete, siis te lähete lihtsalt põhja. See pole ju enam mingi arutelu, eks ole. See on puhas ultimaatum. Ja siin ongi see kõige olulisem osa. Analüütikute sõnul ei ole see kliimaeitus lihtsalt mingi isiklik veendumus. See on kalkuleeritud strateegia. Sellel on väga selged eesmärgid. Esiteks, teha USA'st maailma suurim nafta- ja gaasitootja. Teiseks, lammutada kõik, mis eelmisest administratsioonist järele jäi. Ja kolmandaks, mis on eriti oluline, õõnestada Euroopa Liitu, sest see on majanduslik konkurent. Nii et iga samm siin on väga teadlik ja teenib kindlalt poliitilist eesmärki. Ja täpselt sama sellist apokalüptilist keelt kasutab ta ka immigratsiooni teemal. Pange tähele, ta ei räägi sisserändest, ta räägib invasioonist, ta ei räägi inimestest, vaid reostusest. Sõnad, mis on valitud selleks, et maalida pilt, kuidas rahvused hävitatakse ja riigid on teel otse põrgusse. Ekspertide hinnangul on siin peidus ka väga selge rassiline alltekst. See keel ja need ideed, need on otse seotud vandenõuteooriaga, mille tuntakse nime all suur asendamine. See on see teooria, mis väidab, et valge rass on justkui väljasuremise-ohus. Ja suunates selle sõnumi spetsiaalselt Euroopale, proovib ta ilmselt leida ühist keelt just siinsete paremäärmuslike liikumistega. Ja nüüd jõuamegi võib-olla kõige suurema vastuoluni. Kuidas, küsige endalt, sobib see agressiivne, ühepoolne maailmavaade kokku kuvandiga endast kui
ülimast rahutegijast. See ei tundu ju klappivat. Vaatame siis, kuidas need tema väited tegelikkusele vastu peavad. Oma kõnes ÜRO-s tegi Trump ühe, üsna jahmatava väite. Ta ütles, et on kõigest 7 kuuga lõpetanud lausa 7 sõda. See on suur number, eks? See on mõeldudki šokeerima. Aga vaatame, mis selle väite taga tegelikult on. Tegelikkus on, ütleme nii, et natuke teistsugune. Analüütikud võtavad need väited ükshaaval pulkadeks. Näiteks Ukraina sõda. See on lahendusest ju valgusaastate kaugusel. Või see konflikt Armeenia ja Aserbaidžaani vahel. Seal oli rahuleppe juba töös ammu enne, kui ta üldse sekkus. Nii et jah, faktid räägivad siin paraku hoopis teist lugu. Lähis-Idas on pilt veelgi selgem. Ta on täielikult üle võtnud Iisraeli valitsuse retoorika. Tema väide, et Palestiina riigi tunnustamine oleks liiga suur autasu Hamasi terroristile, on väga teadlik samm. Sellega ta sisuliselt seob terve Palestiina rahva ühe terrorirühmitusega. Ja see tabel siin, see näitab suurepäraselt, kui keeruline see Lähi-Ida malemäng tegelikult on. Mis on Trumpi peamine huvi? Kindlustada endale Nobeli rahupreemia Abrahami lepingute eest. Lihtne. Aga siin on see konks. Andes samal ajal Iisraelile täiesti vabad käed, riskib ta kogu selle diili õhku laskmisega. Sest tema Araabia liitlased, nemad ei saa lihtsalt lõputult vait olla ja pealt vaadata. Ja siin tuleb mängu veel üks otsustav tegur. Üks võtmetegelane. See on Trumpi väemehe Jared Kushneri väga-väga lähedane ja isiklik suhe Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga. Mida see tähendab? See tähendab, et on olemas unikaalne tagauks. Analüütikud ütlevad, et see võimaldab mööda minna kogu tavapärasest diplomaatiast ja ajad asju otse, 2 mehe vahel. Niisiis, paneme nüüd kõik need pusletükid kokku. Mida me siis näeme? Analüütikute hoiatus on üsna karm. See pole enam lihtsalt ühe liidri poliitika. Ei, see on midagi palju suuremat. See on fundamentaalne rünnak kogu selle globaalse korra vastu, mida me oleme tundnud põhimõtteliselt alates teisest maailmasõjast. Eksperdid räägivad lausa autoritaarsest internatsionalistist. See tähendab, et Trumpi ei nähta enam mingi üksiku hundina, vaid osana laiemast kasvavat võrgustikust. Sellesse, ütleme siis, klubisse kuuluvad ka näiteks Putin ja Orban. Ja neil kõigil on üks ühine eesmärk. Asendada see avatud, reeglitel põhinev maailm millegi täiesti uuega. Uue korraga, mis põhineb etnilisel natsionalismil. Üks analüütik Philippe Golub pakkus selle kõige kokkuvõtteks välja ühe väga võimsa kirjandusliku paralleeli. Ta ütles, et see kõik meenutab talle Shakespeare'i kuningas Leari. Monarhi, kes pidas ennast kõikvõimsaks, aga muutus aina omavolilisemaks ja irratsionaalsemaks. Ja point on selles, et Trumpi teod ei tee Ameerikat tugevamaks. Vastupidi, need nõrgestavad fundamentaalselt selle võimu ja liitlastsuhteid. Just nagu see traagiline kuningas, kes lõpuks hävitab omaenda kuningriigi. Ja kokkuvõttes see maailmavaade lükkab täielikult tagasi idee, et meil on ühised probleemid, mis vajavad ühiseid lahendusi. See on maailm, kus igaüks on iseenda eest väljas. See on džungel. Ja see kõik jätabki meid ühe viimase väga olulise küsimuse ette. Milline on rahvusvahelise koostöö tulevik maailmas, kus kehtib põhimõte, et õigus ongi tugevama voolal? Mis saab sellest korrast, mida oleme tundnud peaaegu terve sajandi?